rääkima moekunstist. Oleme täna külla tulnud Berit Muugale. Tere, Berit! Tere! Berit on moedisainer ja praegu siis oleme siin Masina 22 adressil, kaunis kleidiparadiisis. ja Berit räägi, et kuidas on sinu jaoks seotud mood ja muinasjutt? No kindlasti on, et iga päev me vajame ju siia halli argipäeva natukene mingit värvi, natukene emotsiooni, rohkem seda muinasjuttu. Et kindlasti moedisain on selleks üks hea vahend ja riided. Ja mulle endale tundub ka just see, et moedisainerid püüavad tuua sellist muinasjutulisust igasse päeva. Just. Aga räägi, kuidas sai sinust disainer? Minust sai disainer veidi ebatavaliselt, et ma tegelikult elasin Põlvas, tegelesin üldse muude asjadega ja siis mingi hetk otsustasin, et nii, et nüüd ikka teisiti enam ei saa, et on vaja hakata midagi looma. Ja kolisin Tallinnasse ja põhimõtteliselt lihtsalt hakkasin disaineriks, et ma küll aastakas õppisin ka Euroakadeemias moedisaini, aga siis tuli juba Fashion Weekile minek ja jäi see kool tahaplaanile ja nii ta läks. Kust sa saad mõtteid, inspiratsiooni, et milliseid kleite teha? No eks igal loomeinimesel, ma arvan, on need ideed kogu aeg peas ja kõik nagu inspireerib, aga no ma olen ise ka maalt pärit ja eks loodus on kindlasti minu üks suur inspiratsiooniallikas. Ja looduse ja loomamotiividega kleitid ongi tegelikult tuntud just sinu kollektsioonidest. Eriti oleme kuulnud hundikleitidest. Nii ta on jah, et tegelikult selle hundikleidini ma jõudsin nagu pigem juhuslikult, et meil oli koolis vaja teha moeshow jaoks vist 2 asja või oli 1, ma ei tea, igatahes ma tegin ühe hundikleidi, ühe kakkudega kleidi ja kuidagi siis ma jäigi neid tegema. Aga no hunt on ju eestlastele väga südamelähedal, et nüüd valiti ka hunt rahvusloomaks, nii et ma arvan, et paljudele läheb see korda. Ühes intervjuus ütlesid oma moeloomingu kohta ka, näed su loomingut iseloomustab julgus. No võib-olla lihtsalt see, et mul on hästi sellised julged riided, et mul ei ole eriti tagasihoidlikke riideid. Noh, eks mõned kindlasti, aga pigem jah, see nõuab veidi sellist rohkem riiete kandmisjulgust. Kuigi ma ei leia, et riiete kandmine üldse mingit erilist julgust vajab, aga julgust võib-olla näitavad mõned teised teod paremini meie elus, aga noh, nii öelda siis. Kes on sinu klientideks? No kliente on igasuguseid, aga pigem selline mitte võib-olla kõige noorem naisterahvas. Noh, muidugi ka noortel ei ole eriti palju raha ja nad käivad pigem ostavad H&M-ist, aga ja ka paljud kliendid on sellised, võib-olla ongi rohkem looduse armastajad või rohkem sellised hingelisemad kliendid. Et kas see vastab tõele, et kui nüüd tellida kleit ateljeest, et see on vastupidav ja seda võib aastaid kanda? No kindlasti, et see ongi asja mõte, et asjad on jätkusuutlikud ja me ei peaks nii palju soetama riideid, et pigem ikkagi kvaliteet, mitte kvantiteet. Kindlasti. Kust sa saad kangad? Kangad tulevad erinevatest kohtadest. No ma siin vahel vastan, et see on disaineri saladus, aga no tegelikult erinevatest riikidest, et paljud kangad tulevad Hollandist ja just need toredad hundiprindid ja need paljud tulevad Ameerikast, et erinevatest kohtadest. Aga väga hästi, et vaatame siis siin ateljees ringi. Aitäh sulle! Teeme nii, aitäh! Nii, asume nüüd siis vaatama, mis siin täpsemalt on. Et Berit räägi palun, et millised on klientide lemmikud? No sa oledki siin osade klientide lemmikute juures just praegu, et see on üks kõige populaarsemad kleite, mis ma olen teinud. Selline kulunud laudis. No see tõesti on nagu väga efekt, et mulle endale ka see kleit väga meeldib. Ma olen sellest kangast ka muid asju teinud, pükskostüümi, midagi vist tegin veel. Isegi ühele kliendile ma tegin, kuna tal oli esinemiseks, me tegime sellest tanu ka pähe talle. Aha. Ja kui palju see kleit maksab? See kleit maksab 390 €. See on selline paksem puuvill, et üsna lihtne hooldada. Mis hinnaklassis muidu need kleidid siin kõik on? Ütleme mingi 150 kuni 450 on selline maksimum. Nii, mis sa meile veel näitad? Siin on siis mõned hundikleidid, mis on ka klientide lemmikud. See on selline talvine hundkleid, ise vist on ka talvine hunt. Ja need hundikleidid on sellised hästi universaalsed ka, et no siin on nüüd küll pikad, aga kõik lühemad variandid on hetkel otsa saanud, aga need lühemad kleidid on küll sellised, millega saad minna tööle, saad minna teatrisse, et igale poole. Sellised hästi universaalsed. Ja ka muid loomi, rebased näiteks. Aha, siin ongi ühesõnaga see sektsioon. Ja siin on ka mõned meeste TX-särgid, need on ma ainsad meesteriided, mis siin on 5 särki.
kuigi ma olen neid ka rohkem ikkagi naistele õmmenud, sest mehi siin ei käi eriti. Ja saab lasta siis õmmelda ka näiteks mingis kindlas suuruses neid, jah? Just, et ma tegelikult õmblen ka kliendi keha järgi, et mul on igastasest üks näidis üldiselt ja vastavalt kliendi mõõtudele õmblen. Siin on hobused, veel mõned loomad. See on ka vahva kangas, et selline on nagu loomad, aga natuke teises võtmes. Sellist tavalisemat klassikalist teksat. Minu enda lemmik hetkel on näiteks selline nahkjakk. Selline klassikaline, mulle hästi meeldivad need toredad lilledega nööbid. Ma arvan, et ma lasen endale selle järgmisena õmmelda. Siin on siis sellist ruutu, mis on selline tore igapäevane võib-olla kontoris käimise riietus rohkem. Vahva roomiklukuga. Natukene veel erksamat ruutu. See on selline hästi retro. Nii, siit me jõuame. Siin on juba pidulikud kleidid, jah? Pidulikud ja suvi, jah. Siin on natuke segapuder. Siin on need 3D lilledega kleidid. Neid ma olen ka üsna palju klientidele teinud ja nad on jäänud mul selliseks nii-öelda nagu püsitooteks juba põhimõtteliselt. Siin on mõned uhkemad pitsid. See on nüüd selline kleit, mida kõik imetlevad pildi pealt, aga paraku keegi nagu ei julge seda osta, ma ei tea. Liiga uhke võib-olla. Aha. Väga ilus, jah? Siin on selline natuke hipi teksalilledega. See on ka selline kliendi lemmikkleit. Mul on see puu pealt võib-olla veidi keeruline aru saada, siin traksid ka. Nii siis vahva selline Chaneli jakk. Ja no, siit tuleb juba päris rõõmsaid. No, näiteks kiividega kostüüm. Väga kena. Ja siia siis ka mõned ehted. Ja kindad. Kindad olid nüüd vastavalt riietuse juures, et samast kangast ka kindad. Need olid päris ägedad laval. Ja siis siin on need on nüüd viimased ehted kividega. Et need on päris hõbedast ja naturaalsete kividega. Ja siis siin on nüüd ka sellised eriti suured ehted. Seda tahavad kõik panna küll selle peakaunistusena pähe, aga tegelikult võib seda ka nii panna. Muidu on ta siiski kaelaehtena mõeldud. See on ka nüüd käsitööna on kõik kivid peale pandud. Natuke vaheks on siin ehteid parasjagu hea. Pärleid. Ja vaatame siis, mis veel siin pool on. Siin pool on nüüd mantlid. Mantlid on ka hästi populaarsed, lillased mantlid just klientide seas. Siin on selline vahva mantel valgete kinnitustega. Ja selja peal on tiivad. Ka hästi muinasjutud. Äge. Seda ei oskaks üldse oodata. Ja siin on näiteks selline roheline, mis on ka eestvaates nagu klassikaline mantel ja siis selja peal on selline puu. Aha. Et natuke väike vimp ka sees. Siis on siin üks eriti suurte nööpidega mantel. Ja see on ka vahva. Ja veel mõned villased. Siin on nüüd ka üks hundiga. See on nüüd selline villane paks kleit. Hundiga kleit, jah. Ja on see selja pool. Siin on natukene sellised nahkdetailidega. Siin on ka taas üks pilt. See on nüüd siis selle selja pool, see suur kakk. Ja ees on selline pisike. Sellised hundikleidid mustad olid mul hästi populaarsed, aga neid hetkel ei ole ühtegi näidist. Ja siin on siis nüüd täiesti muinasjutt. Ma just mõtlesin, et see on Tuhkatriinu kleit. Ja just, et see on nüüd väga muinasjutt. See on päris vahva. See on nagu selline jõulukingituse kleit, eks ole, et sa oled ise kingitus. Jaa, väga ilus. Siin on klassikalist litrit. Jõulupeod on nüüd küll läbi, aga alati on pidulikke kohti, kus käib. Siin on selline kuninglik kleit. Ja siin on nüüd siis väikene jupp viimast kollektsiooni, mis sellel järele on jäänud. Et see on selline müstiline kosmos ja kaaloomi. Et viimase kollektsiooni nimi on sul Põhjavalgus. Just. Et räägi natuke sellest kollektsioonist. No see ongi tegelikult mul hästi selline just sellest virmalistest ja sellisest kargest Eesti talvest inspireeritud. Et siin on selline silverdav litter näiteks. Siis jällegi selline veidi, võib-olla see meenutab pigem sellist tähistaevast, eks ole.
ja selliseid abstraktseid mustreid rohkem ja kõik on selline suhteliselt pehme ja soe. Üldse su kollektsioonidel on väga huvitavad nimed, et iidsete Lantemaa, meenub mulle ja samuti Varjude sosinad. No jah, et eks ikka nad nagu peegeldavad võib-olla seda just seda Eesti, seda esiteks juba Eestit ja seda loodust ja metsa ja kõike, mis on tegelikult eestlasena ikkagi hingelähedane, et eestlane ikkagi on metsarahvas, et midagi teha ei ole. Siin on siis sellised kosmosehundid koos planeetidega, see on selline pehme sameka. Siis on siin sellised, ma ei teagi, kas need on karud või mis loomad, mida keegi tahab siin näha. On selline tore dressi. See on ka nagu hundis. No, või siis on võivad olla ka karud, jah. See on mingid linnud. See kleit mulle ka klientidele hästi meeldib. Selline punu motiividega. See on ka pehme ja seest on selline soe nagu hea talvekleit. See on selline vahva pükstükk. Pükstükk on nüüd uus sõna. Pükstükk või? Nii-öelda jumpsuit. Vaatame siis uuesti pükstükk. Sõna pükstükk, jah. Mina olen selle väga kasutusele võtnud, võib-olla klientidele on see siiski veel veidi võõras. Nii, ja siis siit maalt me jõuame juba minu siis eelviimase kollektsiooni juurde, et see oli selline väike kapselkollektsioon, sügisnovell, et see on natukene teises võtmes. Selline minimalistlik ja ühevärviliste kangastega, see on ka hästi vahva, aga nagu mul selle pehme. Kas sa ise teed enda riided ka ise endale? Jah, aga ma ise ei õmble, aga mulle tehakse. Ma ise ei õmble. Sa ikkagi ise disainid oma riided? Jaa, selles mõttes küll, jah, enamast ikka. Aga no mulle meeldib ka teiste asju tegelikult kanda, et võib-olla endast võib vahepeal veidi ära tüdineda. Siin on jälle selline mõmmadega. Need on sellised igapäevasemad. Väga rõõmsates toonides. Jaa, see on ka selline mõnus samm siin. Ja kas me võime siia ka piiluda? Ja, mis siin on? Ja. See on nüüd siis minu selline pisikene soodusnurk. Siin tunduvad ka sellised ilusad, kenad, muinasjutulised kleidid. Et siin on nüüd siis kas mingisugused võib-olla mõned esimesed näidised või asjad, mis on veidi seisma jäänud. Siin on linnud, jah? Jaa. Ja need toredad tüllseelikud, mida kõik arvavad, et need teevad hirmust suureks, aga täiesti vastupidi, need teevad just väga saledaks tegelikult. Nii, siin on meil hunnik selliseid paksemaid kangaid, mida mulle hetkel ei ole rohkem riiuleid kuhu panna, aga siin käib siis meil lõikus ja tere! Tere! Minu tore on Pleanna. Siin on siis kangariiulid. Siin on veel ka, jah. Aga ikka on vähe, oleks veel riiuleid vaja. Ja seal paistavad need toredad alusseelikud, mida kõik tahavad ka hirmsasti selga proovida, aga need enam mul hetkel seal ongi ei mahu. Ja siin on siis masinad. Ja igasugust pahna. Ja siin on siis sellised klientide poolel olevad asjad ja muud sellised tellimused või. Et neid on päris palju. No eks siin on muid asju ka, mis siin seisma on mulle jäänud lihtsalt. Olgu, aitäh! Nii, et ma proovin ka mõnda asja siis selgeks, et leidsin siit sellise kenamantli liibudega. Et igati vahva. Ja siis ma leidsin veel sellised, et ma proovin neid asju ka, need on need, mis jäid mulle silma. See lindudega kleit ja siis see kleit. Ja Terit ütles muidugi, et võta siis üks hunt ka, nii et vaatame seda hunti siis ka.